Uudised on eetris ja stuudios Rohke Debelak. Peaministri pressiteenistus annab teada, et arutelud selle üle, kas kuulsa YouTube'i staari kutsumine peaministri tööruumidesse oli liiast või mitte, ei ole konstruktiivsed. Üleoleva suhtumisaeg peaks Eestis olema möödas, tegemist on Eesti jaoks suure reklaamiga. Lisaks on plaanis pakkuda iShowSpeedile ka koostööd, sest peaministri sõnul on ta esimene inimene, kes suudaks opositsioonist üle karjuda ka päriselt, mitte ainult kujundlikus võtmes. Kaalumisel on ka koostöö jätkamine ja iShowSpeedile on plaanis pakkuda välisministri kohta. Ja laiemalt, Venemaa Föderatsiooni esindaja andis eilsel ÜRO Julgeolekunõukogu istungil teada, et Venemaa teeb ettevalmistusi NATOsse astumiseks. 20 aasta jooksul on Venemaa teinud olulisi jõupingutusi, et riigi relvajõud oleksid kaasaegsed ja vastaksid NATO standarditele. Lisaks on Venemaa teinud juba aastaid ka aktiivselt sõjalist koostööd mitmete NATO riikidega, seda nii relvastuse, tehnoloogia kui ka väljaõppe valdkonnas, ja raske oleks näha, et NATO liikmesriigid võiksid uue liikme vastuvõtmise suhtes olla negatiivselt meelestatud, märgib Venemaa esindaja. Venemaa NATOsse astumise järel kaoks ära ka maailma rahu pidevalt ohustav vastasseis. Kui NATO ei soovi siiski uut liiget, on Venemaa sunnitud ise NATOsse kohale tulema ja jõukohaste sammudega kogu protsessi ka alustatud. Valitsus on aga otsustanud uuesti töölepingu seaduse lauale tuua ja muudatusi teha. Kavandatavad muudatused annavad võimaluse inimesel teha senisest veel rohkem tööd ja nii võidelda paremini depressiooni ja meeleolu kõikumistega. Kui inimene on suurem osa ajast tööl, siis ei jõua ta enam nii sageli koju ja sealsed probleemid puudutavad teda iga päevaga järjest vähem, kuni lõpuks öeldakse, et ette ka ei olegi enam vaja tulla. Nii saab inimene pühenduda tööle senisest veelgi suurema põhjalikkusega. Kui kogu aeg tööl olla, siis ei ole inimesel vaja endale ka kodu soetada koos selleks vaja mineva inventariga. Nii vabaneb palju rahalisi vahendeid, mida saab kasutada, kui inimesel kodu ei ole ja ta käib ainult tööl, siis jääb loomata ka pere, mis on samuti suure stressi ja ka kulutuste allikas. Töölepingu seaduse mõningad muudatused, mis puudutavad just graafiku alusel töötavaid inimesi, annavad inimesele esmakordselt ajaloos võimaluse ennast mitte surnuks, vaid terveks töötada, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja veel annab valitsus teada, et on lähiajal riigi ja ühiskonna ees esile kerkinud probleeme asumas innovaatiliselt lahendama ja üheks abinõuks on riikliku lehvitaja ametisse määramine. Vastavalt seadusele on riikliku lehvitaja ülesandeks viibida sadamates ja lennujaamades ja Eestist lahkuvatele arstidele ja teistele spetsialistidele, samuti ka lihtsatele tööinimestele järele lehvitada. Riiklik lehvitaja annaks lahkujatele teadmise, et keegi jäi neid kodumaal ikka ootama. Konkurss riikliku lehvitaja leidmiseks on alanud, kandidaadid oodatakse muhedat ja sõbralikku väljanägemist, oskust lehvitada mõlema käega korraga, samuti tuleb kasuks hea füüsiline vorm ja võime lehvitada vähemalt 10 tundi päevas, kaasa arvatud nädalavahetused ja riiklikud pühad. Riiklik lehvitaja asub ametisse juba detsembrikuu keskel. Kuulsite uudiseid.